Tervis, mina olen Illar Kohvinevalt ja täna on 1. jaanuar aastal 2019 ja praegust on päevane aeg, kell on 2 ja soojakraade on 6 kraadi. Kujutage ette, 1. jaanuaril Eestis 6 kraadi sooja, see on ikka midagi arvutast. Ja siis eile õhtul, kui kell sai 12, ma üritasin ka väikseid sükseid vileasju, sükseid nii-öelda, ma ei tea, raketid, mis nad on õhku lasta, aga juhtus selline asi, et paraku siin nad on, et nad ei saanud neid niimoodi lastud, nagu ma soovisin, aga ma teen nüüd uuesti praegust hetkel katset sellega ja ma üritan korra vaatata, kuidas ta nüüd siis nagu asjaga hakkama saan. Nii, kohe saab näha. Nii, praegu läks esimene, läks nagu, nii võtame nüüd teisega, päevasel ajal seda näha ei ole seda. Nii. Nii, paneme kolmanda, sest need ma sai ostetud siin vana aasta lõpus Sindist. Nii, veel järgmise. Teeme sükse nalja, et paneme siin praegu need ka veel. Nii. Nii. Ja siis kuskil 10 või 12 palju need pakis on. Ja see maksis ühest kohas 1,50 euro ja teisest kohas euro. Nii, et üks on väljaga, aga milline 19 nagu looduses nüüd välja näeb, et siin Viinavaal. Et praegu on tuul vaiksemaks jäänud, et muidu eile õhtul või uusaasta ööl oli ikka seda tuult ja tormi ikka üpris palju. Nii, maantee on selline, kuidas ma ütlen, libeda ei ole, et sükse soojakraadidega on täitsa mõnusalt sõidetab ja igat pidi käidab. Metsa ääres on sükene udu kogu natukene. Nii, ja mis ma siis nagu vanaasta õhtus kokkuvõtte teen, et päeval ma käisin Pärnus sõnaga ja siis õhtul bussiga Pärnust Tori poolt tagasi sõitsin 40-ga Sindi-bussiga, mis Tootsini sõidab. Siis vaatasin, et Pärnu teatri juures oli sükene piirang, et ei lastud sealt teatri eest bussi nagu mööda sõita, et seal oli see valmistatud ette selleks õhtuseks presidendi nii-öelda kõneajaks, et seal sellised kaared ja kõik olid seal teatri ees nagu üles pandud. Aga kuna mina neid vabalevi kanaleid näengi siin Viinavaal ainult, et siis Eesti Televisiooni ma ikka õhtul vaatasin seal, et kui nii võtta, et siis oli, ütleme nii, et Eesti Televisioon superstaari Anne Veskiga ühesõnaga, et Anne Veskist oli mingi tunniajane saade, oli kella 3 paiku kuskil Eesti Televisioonis, et hea tuju maale tooja, ühesõnaga selline saade. Seda ma vaatasin siis hiljem, vaatasin nagu netist järgi, kuna ma selle ajal, kui see saade otse-eetris oli, et selle ajal ma olin Pärnus, ühesõnaga ma ei näinud. Aga netist oli kõik järele ilusti vaadata, nii et nii siis olid vahepeal need igasugused muud saated seal, neid ma vaatasin nii silmanurgast ainult, aga siis, kui kell sai juba 12 või 10 minutit üle 12, siis hakkas Anne Veskise suur juubelikontsert, see Anne Veski 40, mis Saku Suurhallis tööjuubelit tähistas, et see oli 2-tunnine saade ja sõnaga vaatasin selle ära ja siis peale selle oli see mingisugune kooperatiivis kukeke või mingisugune, ma arvan, et see oli kordussaade, nii et seal oli ka Anne Veski laulis seal seda hea tuju laulu ja kuskil ma jäin magama, nii et niisugune telekas, mis ise lülitab teatud tundide jooksul ennast välja, nii et kui hommikuks oli telekasel just välja lülitatud. Need teisi kanaleid ma ei vaadanud üldse, sellepärast, et kanal 2 TV3 ma ei näe, need ei ole vabalevis enam. Aga nii mõnigi kanal 2 saade on ju
järel vaadata või sõnaga ka, nii et võib-olla vaatan võib-olla mõnda katket sealt ka. Nii et jah, ka tavaline tüüpiline uus aasta, ütleme nii, et ja ka tahaks loota, et ikkagi see uus aasta, see aasta 2019 ikka tuleks ikka kõigi jaoks nagu parem, et mida ma sooviks, et rahvas tuleks nagu rohkem ennast näitama sõnaga selles mõttes, et kuna nad ainult kommentaariumis kommenteerivad igast asju ja seal oma, ma ei tea, Pirni ja Ploomi ja mis kuradi varju nimed alla sõnaga, et kui on ikka vaja valitsusele ikka valitsusele ikka öelda oma sõna, et tuleks ikka minna valitsuse ette ja ütlema minna seda, et me on ju neid käinud küll plakatitega, need tavaliselt naertakse lihtsalt nagu rahva poolt, või mitte rahva, vaid meedia poolt välja, et meedia kohal, et siis kui mõni seal kuskil plakatiga lehitab, siis umbes nii, et mida sa siin teed ja mis sul see plakati peal on ja sõnaga nii, et mis sa siia tolas ja üldse tuled sõnaga. Aga poliitikutel tuleks ikka asi selgeks teha, et see ülbus, mis nad ikka rahva üle võimutsevad praegust, et igasugused kuradi katuserahad, miljonid, mis nad jälle kõik nagu oma huvides ära labistavad, et valimistel hääli võita, et annavad siia, sinna ja kolmandasse omavalitsusse et siis teavad, et kui on raha antud, et siis ikka sealt poolt nagu hääli ka tuleb ja sõnaga, et see on ju valijad ära ostmine sõna otseses mõttes, et siin ei rääkida midagi. Ja samamoodi ma tahaks ikka kindlalt loota seda, et kas Rätsepa või sinna Riisakülla tuuakse taaskasutusorganisatsiooni poolt ikkagi sükene prügikonteinere, kuhu rahvas saab ikka tasuta oma need pakendijäätmed ära panna, et see on ikka üle mõistuse, mis praegust on, et ei ole selleks kohta, kuhu panna, et see omavalitsus ikka survab igast kuradi Ragnel Seltsi, igast prügijärikad raiskasid jälle nagu kaela ja sõnaga, et sa pead nende liikmeks hakkama, aga ma põhimõtteliselt ei hakkama, nagu ma olen juba eelnevates videotes nagu sellest rääkinud, et see ei tule kõne õllegi, pärast, et mis pärast peaks prügijärikaid toitma sõnaga, et hakkaks tehku niimoodi, see hakkaks Ragnel Seltsi liikmes küll, et kui nad hakkavad elanikelt tasuta prügi ära viima, siis võtku palju tahab, aga siin praegust suvest saadikuna Toris neid taaskasutusorganisatsiooni prügikonteerid enam ei ole, et siis ma neid suisa võin näidata siin, et mul on siis suvest saadikul kogutud siin neid prügikotte, mis ootavad kõik seda äraviimist, et see taaskasutusorganisatsioon tooks oma prügikonteineri siia kanti kuskil, et saaks need ära anda sõnaga, et praegust lihtsalt seisavad ja ootavad oma aega, et ma ei tea, et kas aasta jooksul kogudes terve õu neid prügikonteerijaid täis või mismoodi, et kuidagi peaks lahti ka saama. Nii, vaataks seda ka siin, et siin näitabki täpselt, et 5 kraadi näitab sooja praegust. Ja siin on natukene lumi, mis on maas ja sõnaga, et see katuselt tulnud, et katus on kenasti kõik lage sõnaga, vihmapiisad, mitte vihma, vaid vihmapiisad tilguvad, et need lumi ära sulas. Et uuelt aastaks ootaks ikka väga palju selliseid positiivseid asju, et tahaks loota seda, et uuel aastal oleks nii, et kõrgema võimu esindaja on siiski rahvas, nii nagu olema peaks, aga mitte nii, et rahvas on nii-öelda valitsuse poolt surutud madalamaks kui muru ja sõnaga, et rahvas peab täitma kõiki neid seadusi ja käske, mis ta valitsus annab. Aga valitsus on ju rahva esindaja, tema peab täitma rahva soovi ja tahtel, mitte täitma ainult oma taskusid suurte rahadega ja olla kuradi rasvamaad, nagu nad seal on, sõnaga, et rahva arvelt toituda. Kõik see raha, mis riigikassas on, kõik on ju need maksumaksjate rahast, mida nad laristavad seal, et see asi tuleks ikka täielikult ära lõpetada ja sõnaga kontrolli jälle saada, et nii need asjad jääb edasi minna. Ja kolmas väärtus on nagu siis Riigikogu valimised ja sõnaga, et siis ma tahaks loota seda, et Keskerakond ikka jätkab võimul oli sõnaga, et moodustab uue valitsused, et nende poolt on nagu see ühistransport on ikka kas soodsam või tasuta või nendes maakonnad, seda on lihtsalt väga vaja, et need, kes on rikkad ja autodega, neid pole midagi sõnaga, et need sõidavad, neid pole see ühistransport midagi, aga tähendab, et rikastuvad niigi, et rikkad ei ole vaja toetada, vaja on toetada vaesemast rahvast ja sõnaga, et milleks on vaja rikkad üle kullata, et kas rikkurid, ulakud ja mis nad kõik on, et need teenigu ise ja neid ei ole vaja riiklikult toetada, milleks on vaja rikkad toetada, ei ole vaja toetada, et see on ainukene punkt ka, mille osas ma olen nagu praeguse presidendi Kersti Kaljulaidiga ühel nõul.
temagi on öelnud, et rikastele ei ole vaja nagu siis seda rahalist toetust anda, seda ütlen mina ka, ei ole vaja. Vaja on toetada jälle vaesemaid ja sellist keskklassi sõnaga, et nemadki saaks paremini elatud sõnaga, et nii on. Ja veel kord kõigile siis head uut aastat, mina olen Illar Kohv Viinavalt.